Aitäh! Tere hommikust kõigile! Aitäh kutsumast! Eelnev esineja Helen juba andis suurepärase ülevaate küberturvalisuse maastikust siis maailma mastaabis. Lühidalt on siis minu ettekande kokkuvõte, et laias lastus Euroopa Liidu tasandil kehtib sama pilt, aga et see nii lühikeseks jääks, siis lähme natukene täpsemalt ikkagi sisse ka. Paar sõna ENISA-st, küberturvalisuse ametist, ma seal pikalt ei peatu. Esiteks oleme rakendusasutus ja eesmärgiks on siis aidata saavutada Euroopa Liidus üleselt ühtlaselt kõrge küberturvalisuse tase. Ja seda me teeme läbi erinevate tegevuste valdkondade. ENISA-l on 7 strateegilist eesmärki, 3 horisontaalselt, siin 2 keskmises ringis, 4 vertikaalselt. Samamoodi liiga täpselt siin ei peatu, aga see mõtteliselt välimine ring annab siis aimu sellest, millega me igapäevaselt tegeleme ja kuidas me siis aktiivselt panustame liikmesriikide koostöövalmidusse ja ühtlasi ka aitame tõsta siis reageerimisvõimet erinevatele küberohtudele Euroopa Liidu tasandil. Mida see tähendab? Ühelt poolt me siis toetame operatiivset koostööd liikmesriikide vahel ja teisalt siis kogume, jagame infot, aidates tõsta ühist ja tõhusat olukorra teadlikkust liikmesriikide vahel. Selle olukorra teadlikkuse tõstmiseks, mida me siis täpsemalt teeme, see slaidi paremas servas, see saab olema nii-öelda baas minu tänaseks sõnavõtuks. Me kogume, analüüsime ja seejärel siis jagame liikmesriikidega õigeaegset asjakohast infot ja üheks sääraseks väljundiks on siis ENISA iga-aastaselt välja antav Euroopa Liidu ohumaastiku raport aruanne ENISA Threat Landscape. Lisaks sellele viitan veel esitusel paarile muule ENISA raportile ka, mis aitab veel paremini mõista, kus me siis täpselt ohtudega asetseme. Aga enne veel, kui me nende ohtudele otsa hakkame vaatama, on tegelikult hea omada vaatepilti siis Euroopa Liidu tasandil sektorite lõikes, millised sektorid asetsevad oma kriitilisus-küpsuse skaalal küberturvalisuse mõistes, loomulikult nii-öelda pigem vedajate rollis, heas positsioonis ja kus on meie vajakajäämised. Ja loomulikult on see oluline just selles vaates, et me oleme Euroopa Liidus üleüldiselt, aga ka sektorites täpselt nii tugevad, kui tugev on meie nõrgim lüli. Nüüd, see slaid siin tuleneb siis ühte ENISA teisest aruandest, NIS 360 raport, kõik aruanded on avalikult kodulehelt kättesaadavad ja selle raporti eesmärgiks on siis tuua välja kitsaskohti, et liikmesriigid saaksid seeläbi oma ressursse ja vahendeid paremini suunata, et nende kitsaskohtadega siis tegeleda. Ja kuidas see lõplik skoor siin kriitiliste sektorite mõistes välja kujunenud on? Igat sektorit hinnatakse siis 4 küpsuse astme skaalal, 3 kriitilisushastme kriteeriumil, mis annab selle lõppskoori, mille tulemusena need sektorid siia vastavasse siis kvadranti või sektorisse asetuvad. Selgelt ja ilmselt mitte ka üllatavalt on liidrid ehk siis parima küpsus kriitilisuse skaala positsioonil energeetikasektor, pangandus. Ja miks ta ilmselt ei ole üllatav, on ju seetõttu, et ühelt poolt on antud sektorites näha väga tugevat poliitilist fookust ajalooliselt, väga tugevat regulatsioonid iseloomustavad antud sektoreid ja viimaks tegelikult on seal ka suurepärane avaliku ja erasektori koostöö toiminud. Probleemsed ehk siis riskitsoonis peetakse olevat taaskord ilmselt mitte üllatuslikult tervishoiusektorit, jäätme, siis reovee ja joogivee sektorit, merendust, aga ka avalikku sektorit. Ja tegelikult hea on teada seda suurt pilti, sest nüüd, kui me lähme vaatame täpsemalt natukese nendesse ohtudesse, siis me teame, millised nendest sektoritest on kõige haavatavamad. Ehk teisisõnu võib-olla, kuhu meie fookus peaks pöörduma. Sama loogika alusel me ka koostöös liikmesriikidega sihistame me tegevusi ENISA-s. Ja milliste ohtudega siis sektorid rinda pistavad?
jõuamegi sinna ENISA ohumaastiku raporti juurde. Loomulikult juba mainitud tehisaru teemad, kui 2019–2021 andmete pinnalt raportitest ei täheldatud, et õngitsus meilides või õngitsusjuhtudes oleks kasutatud tehisaru komponenti, siis 2024 raporti järgi, seda vist ka mainis minister, kui ma ei eksi, üle 80% juhtudest, õngitsusjuhtudest siis oli täheldatud tehisaru kasutust. Need trendid, ohud siin, nool on loomulikult kasvavas trendis, need ohud ilmselt taaskord ei ole üllatavad kellelegi, on toodud siin viimase 6 aasta vaade ja samavõrd oluline, kui see ohtude aina kasvav siis erinevus ehk mastaapsus ja ka hübriidelement on tegelikult märgata ka nõrkuste ärakasutamist, et nõrkus on üks teema, mis on Euroopa Liidule murekohaks, sest me oleme olnud sõltuvad siiani USA pakutavast, samal ajal on tegu trendiga, mida aina enam ära kasutatakse. Need on nüüd NIST andmed, aga 2019 vist registreeriti aastas üle 17 000 turvanõrkuse haavatavuse, siis 2024 või 5, nüüd ma ei mäleta, oli see number juba üle 40 000 aastas ja samaaegselt siis see aeg, mille nõrgusi ära kasutatakse, on drastiliselt langenud, 2019 oli see keskmiselt seal 3 kuud, siis 2025 sisuliselt me rääkisime tundidest, ehk et kui see avalikkusele teatavaks nõrkus sai, siis kas seda oli just ära kasutada maas või tegelikult oli ta juba ära kasutatud. 2024-2025 võrdluses ENISA ohumaastiku raporti järgi laias laastud suured trendid on kahjuks samad, lunavara, pahavara, sotsiaalne manipulatsioon ja täpsemalt siis ohumaastiku raporti need peamised järeldused, ma lähen põgusalt iga ühte neis järgnevatel slaididel ka sisse. Kõige enam sihistatud sektorid, samamoodi juba täna siin laval mainitud, on avalik sektor, transport sellele järgnev ja küberohud, sealhulgas siis aktivism, küberkuritegevus ja mainitud poliitiliselt motiveeritud ründed on ainult tõusvas trendis, mis on loomulikult murettekitavad ja lisaks on murettekitav asjaolu, et need ründed on aina enam püsivamad ja koondununamad, ehk et tehakse koostööd ja seda meie vaate siis mitte kõige paremas võtmes. Mis nüüd sektoriaalset analüüsi puudustab, ligi 40% rünnatest oli suunatud siis avaliku sektori vastu ja unustasin mainida, et selle sama ohumaastiku raporti jaoks eelmise aasta kohta 2025, andmed siis 2024 kuni keskpaik 2025, ENISA siis kogus analüüsis ligi 5000 intsidenti ja allikateks oli siis andmed avalikest allikatest, aga ka liikmesriikidelt saadud anonüümiseeritud infointsidentide kohta ja viimaks siis ka infointsidentide kohta, mis ENISA sai läbi oma CPP programmi. CPP on siis ENISA Cyber Partnership Program, kus ENISA teeb koostööd teatud erasektori ettevõtetega, et siis sama ohumaastiku infot operatiivsemalt jagada ja analüüsida. Nüüd, selle circa 5000 intsidendi valguses 40% rünnatest oli siis suunatud avaliku sektori vastu. Hea uudis, kui nii võib öelda, on see, et valdav enamus neist rünnatest olid DDoS-i ründed ehk et suhteliselt madala mõjuga ja juba mainitud transpordisektor on tõesti sihistatud, aga siin vahe selle esimest kohta hoida avaliku sektori ja teist kohta või transpordisektori puhul on väga märkimisväärne, circa 40% versus natukene 7% peale. Ja samamoodi juba eelnev kõneleja rääkis transpordisektori puhul, mis taaskord kinnitab seda pilti, et lennunduslogistika ja merendus on need siis alamsektorid transpordisektori sees, kus enim ründeid märgatud on. Lisaks üleüldisele ohumaastikule annab ENISA välja ka sektoriaalseid ohumaastiku
raporteid ja kuna avalik sektor on kõige enam sihistatud sektor, siis eelmine aasta tuli välja ka avaliku sektori sektoriaalne õhumaastiku hinnang. Väga detaili ei ole mul kahjuks aega siin minna. Raporteeriti ligi 600 intsidenti, näha on, et just mingit sesoonsust märgata ei ole, pigem võib öelda on selline tugev baastase, antud juhul see tugev baastase ei tähenda just meile kõige paremaid uudiseid. Loomulikult tihtilugu on motivatsiooniks kas mingid ametlikud toetuspaketid, avaldused, suurõppused või üritused, valimised, mis hetkedel need ründed siis enam aktiivsemaks muutuvad. Avaliku sektori siseselt 2/3 rünnetest keskvalitsusasutuste vastu ja circa veerand siis kohalike omavalitsuste suunal. Ja mis puudutab nüüd, milliste ründetega avalik sektor rinda pistab, siis seesama DDoS on läbiv teema, aga täheldati ka andmelekkeid volitamata juurdepääsu. Ehk et taaskord kinnitab seda, mida te ilmselt ühtpidi teate ja mida ka eelnevad kõnelejad juba maininud on. Nüüd, huvitav on see, et endiselt on peamine esialgne sissetungi vektor õngitsus ja seda tuvastati üle poole, ligi 60% intsidentide puhul, nüüd selle 5000 analüüsitud intsidendi raames. Ja ühe NISA teise aruande, mis on siis NIS investeeringute aruanne kohaselt, eelmise aasta aruanne, siis peavad küsitletud asutused õngitsust üheks peamiseks tuleviku probleemiks ja ründevektoriks. Küsitletud asutused, taustainfoks ja NIS investeeringute raport on siis tegelikult uuring, kus eelmisel aastal siis küsitleti üle 1000 kriitilise sektori asutuse Euroopa Liidu üleselt. Ja teine peamiseks esialgseks ründevektoriks on siis haavatavaste nõrkuste ärakasutamine, mis loomulikult on probleem, kui te mõtlete nüüd tagasi paar slaidi, kus ma mainisin, et haavatavuste arv kasvab drastiliselt, samaaegselt ärakasutamise aeg langeb drastiliselt ja see on siis teine peamine esialgne ründevektor. Ja parandamine ja testimine on seevastu endiselt aeglased, lausa liiga aeglased. NIS 25 investeeringute uuringu kohaselt ei hinda paljud organisatsioonid oma küberturvalisust regulaarselt, vastanuist üle 1000 vastanu, ligi 30% ütlesid, et ei ole viimase 12 kuu jooksul ühtegi küberturvalisuse alast hinnangut asutuses läbi viinud ja väike ja keskmise suurusega ettevõtete puhul küündis see protsent lausa seal üle 60. Ehk et see on väga-väga murettekitav trend, millega siis jälle oleme nii tugevad, kui tugev on meie nõrgim lüli. Ohumaastiku raport tõi ka esile asjaolu, et aina enam sihistatakse tarkvaraahelat ja siis kolmandaid osapooli, kes teenuseid pakuvad. See on samamoodi loomulikult murettekitav, aga eelkõige just selles osas, et siiani ei ole sellele piisavalt palju tähelepanu pööratud. Ja selle investeeringute aruande kohaselt siis valdav enamus asutusi leiab, see vist oli, ma nüüd korraks, et ma ei valetaks, jah, 3% asutustest leidis, et nad ei ole tarneahela rünnakutega seotud muredeks tuleviku vaates absoluutselt valmis, 3%. Hea uudis, seesama pangandussektor, mis oli oma küpsuskriitilisus skaalal heal järjel. Pangandussektori asutused vastasid 80% neist, et nemad on tarneahela rünnakuteks hästi ette valmistatud. Üleüldiselt kõikidel sektoritel on probleeme, nüüd kui me räägime siin NIS 2 direktiivi võtmes, aga on märgata, et sektorid, mis olid juba kaetud NIS-i poolt, on tegelikult paremini ette valmistatud kui need, mis on nõnda nimetatud uued. Uus ei ole muidugi uus. Üldiselt Euroopa Liidu ülesult muututakse riskide kolmandate osapoolte poolt tulenevate riskide suhtes haldamist süstemaatilisemaks, aga pigem on küsimus selles, et riskide trend on eksponentsiaalselt kasvavas rütmis, ka kiiruse mõistes, aga see süstemaatiline haldamine küll vaikselt liigub samamoodi paremuse suunas, aga liiga aeglaselt. Ja üks mõte ka veel siit slaidilt jälle endiselt nende samade haavatavuste kohta.
et 7% siis analüüsitud nõrkustest või haavatavustest ajaperioodil siis juuli 2024 kuni juuni lõpp 2025 olid siis kriitilised, ehk siis CVSS skooriga 9 ja rohkem. Nüüd, kolmandate riikide poolt ründed Euroopa Liidu liikmesriikide vastu, motivatsioon loomulikult diskrediteerida Euroopa Liidu juhtkonda, õõnestada valimisi, aga ka tegelikult polariseerida ühiskonda. See ilmselt ei ole samamoodi üllatav, ilmselgelt on aktiivsem tegevus valimiste ajal ja võib-olla huvitav on siinkohal välja tuua, et riigid, kus suunas siis need ründed meieni jõuavad, nendes riikide puhul on märgata teatavat siis eelistust teatud sektorite vastu. Venemaalt tulenevad ründed on suunatud mitte üllatuslikult avaliku sektori vastu, aga ka kaitse, telekomi, logistika sektorite vastu ja eelmisel aastal suurt kõlapinda tekitanud diplomaatilise ringkonna vastu, olles uudiseid kindlasti jälginud. Siis Hiinast tulevad ründed tegelikult üsna eeldatavalt siis lennunduse, merenduse ja telekomide vastu, aga ka kolmanda sektori vastu, ehk siis MTÜ-d, taaskord üsna loogiline järeldus, miks, ja viimaks siis Põhja-Koreast eeldatavalt ja loogiliselt võetuna üsna ettenägelikult siis finantssektori suunal, aga ka personalivaldkond sai pihta, taaskord eelmine aasta tekitas see suurt kõlapinda. Mis puudutab küberkuritegevust, siis küberkuritegevuse puhul on lunavara endiselt kõige muret tekitavam siis oht asutuste jaoks ja pigem on märgata, et asutused või ütleme, küberkuritegelikud organisatsioonid võtavad kasutusele uusi kaitses kõrvalehoidmise mehhanisme, üha agressiivsemalt tegelevad nad väljapressimistega ja kasutavad siis detsentraliseerimist selleks, et õiguskaitsest eemale hoida. Euroopa Liidus olid siis küberkuritegevuses kõige enam sihistatud riigid eelmisel aastal Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Belgia ja 5. oli ka Hispaania. Hacktivismi puhul paar sõna ainult, loomulikult on tegu siis poliitiliselt või sotsiaalsel plaanil motiveeritud rünnetega ja siin on seotus konkreetsete sündmustega väga selgelt näha. Ei paista küll slaidilt kõige paremini silma, aga see viimane tumesinine tipunoot seal on siis hacktivismi aktiveerumine eelmisel aastal Eestis, kui toimus suurõppus Kevadtorm. Ja viimaks, justkui endiselt negatiivsel noodil, siis NISA on välja andnud tulevikuseire 2030 aruande, seda aastal 2022. See metoodika töötati välja koostöös mitte ainult NISA siseselt, vaid ka prognoosijate, sotsioloogide, tulevikuekspertidega ja raport kaasajastati 2024, 2 aastat tagasi. Taaskord, need ohud ei ole siin kellelegi üllatuseks, aga pigem on see selline tagasivaatev ja kinnituse saamine, et see, mida juba 4 aastat tagasi nähti 2030 ohtudena, on kinnitust leidnud ja pigem kiiremas tempos, kui seda esialgselt arvati. Ja olukorra lõpetuseks võib-olla ei tee seda pilti ka paremaks asjaolu, et selle sama NIS investeeringute aruande kohaselt ja sellele viitas ka vististi Helen oma esitluses, digilõhe ja digiekspertid või ütleme, küberekspertide leidmine on asutustel kasvavaks probleemiks. Circa 3/4 asutustest leidsid, et neil on suuri raskusi vajaliku ekspertiisi leidmisega ja isegi kui see ekspertiis on leitud, siis seal 70% vastanuist mainisid, et selle ekspertiidi hoidmisega on täpselt sama suured probleemid kui selle leidmisega. Et nüüd mitte nii negatiivsel foonil lõpetada, siis mida me Euroopa Liidu tasandil teeme, tulles tagasi siis mõttes selle esimese slaidi juurde, operatiivne koostöö on võtmesõna, mida NISA toetab, suurõppuste korraldamine, NISA korraldab iga 2 aasta tagant suurõppust Cyber Europe, selle aastal toimub see juunis 2026, fookuses on erinevad kriitilised sektorid, selle aastal oli on selleks merendus ja siis
tugevalt toetame info jagamist liikmesriikide vahel, aga ka näiteks siis läbi seda mööda eesti keeles ei tea, ISACs, Information Sharing and Analysis Centers, mida siis veavad kriitiliste sektorite asutused ise. Ja viimaks sõltuvalt nüüd nendest kriitilistest sektoritest, siin on NIS 3.6 raporti kvadrantidele tagasi mõeldes, eelmine aasta siis komisjon võttis vastu ka tervishoiusektori tegevusplaani, Health Action Plan, ehk et siis sihistada paremini tegevusi tõstmaks küberturvalisuse alast taset tervishoiusektoris Euroopa Liidus. Aitäh teile! Aitäh, Kätlin! Meil on suur hulk küsimusi, mõned on sulle suunatud, mõned on vähem sulle suunatud. Ma võib-olla natuke mõningaid küsimusi väänan, nii et nad oleks rohkem sulle suunatud. Aga Urmo küsib, kas on lootust, et küberintsidentide statistika klassifitseerimine ja raporteerimine harmoniseerub Euroopa Liidu üleselt ja kas saame riikidelt võrreldava statistikat? Sa rääkisid küll väga palju statistikast. Nüüd ma pean alustama sellise disclaimeriga, et NISA on rakendusasutus, mida ma mainisin ka algul, ehk et paljud küsimused tihtilugu jõuavad meieni ja siis me nii-öelda mitte tahtes küsimused kõrvale hoiduda, aga ütleme, et jah, et see on komisjoni tasandi ja liikmesriigi tasandi arutelu. Nüüd, mis puudutab statistikat, siis üks konkreetne, ma võib-olla natukene vastan mööda, aga vähemalt konkreetsemalt, siis ma mainisin, et me oleme sõltuvad olu, mis puudutab siis nõrkuste haldust USA-st, sealhulgas statistika või üleüldse kogu see halduse teema. Ilmselt olete teadlikud, eelmine aasta kevadel oli seal suur poleemika seoses nõrkuste haldusega, kas mitte rahastus jätkub või mitte. Samal hetkel siis tuli NISA välja, tegelikult oli planeeritud loomulikult see arendus ja töö juba varasemalt EUVD, European Union Vulnerability Database, mida me siis praegu aktiivselt arendame ja ütleme siis nii, et see on üks selline konkreetne tegevus, mis aitab meil muu hulgas siis olla ise mängusse vedaja ja seeläbi ka võib-olla kõikvõimaliku statistikaga seonduvat infot paremini hallata. Ma usun, et saime vähemalt osaliselt vastuse. Ma küsin su käest veel ühe sellise küsimuse, mida ma hiljem küsin Gerdi käest, aga sinu siis kui NISA vaatest, et kas sa näed, mida Eesti saaks veel teistelt Euroopa Liidu riikidelt õppida küberturvalisuse vaates ja paremini teha? See on selline näpuga näitamine, et... Aga sul on täna see privileeg siin laval. Ma tegelikult siin nüüd ei ütleks ühtegi konkreetset asja selles osas, et püüan vastata üldiselt, aga samal ajal piisavalt konkreetselt. Ütleme siis nii, info jagamine, seda mainis ka minu meelest Helen, on kohati liikmesriikide vahel teemaks, probleemiks. Eesti seda hea meelega teeb, on võib-olla liikmesriik, kes ta nii hea meelega ei tee, laias laastus teinekord on oht, et liikmesriigid või teatud grupp liikmesriike me jäävad vaatama seda oma nurka, oma regiooni mõistetavatel põhjustel, aga taaskord me oleme nii tugevad, kui tugevam meie nõrgim lüli Euroopa Liidu üleselt. Ehk et võib-olla see info jagamise teema on selline tundlik teema, kus tal ei ole ühte head lahendust, kuidas ja millal ja kellega seda infot jagada. Super, aga suur aitäh! Teeme veel kord aplausi Kätlinile.